Tere tulemast 3. mooduli 3. õppetundi, hinnastamine ja tasuvuspunkt. Siin kaotavad paljud loovinimesed raha seda taipamata, hinnastades oletuse põhjal. Lõpuks tunned sa oma numbreid ja hinnastad enesekindlalt. Alustame. Enne kui saad hinnastada, pead teadma oma kulusid, ja kulud on 2 liiki. Püsikulud jäävad iga kuu samaks, ükskõik milline on sinu töökoormus. Need on alus, mida maksad ka siis, kui võtad ette nulliprojekti. Mõtle üür, tarkvara tellimused, kindlustus. Need määravad baastaseme, mida pead alati katma. Muutuvkulud muutuvad otseselt koos sinu tööga. Nad tõusevad, kui teed rohkem ja langevad, kui teed vähem. Mõtle materjalid, alltöövõtutasud, saatmine. Nende ohjamine kaitseb iga projekti marginaali. Siin on põhjus, miks see vahe loeb. Püsikulud määravad põranda, mille sinu hinnastamine peab ületama. Muutuvkulud otsustavad iga üksiku töö kasumi. Halda mõlemat ja sinu hinnastamine seisab kindlal pinnal. Nüüd number, mis hoiab sinu ettevõtte elus, sinu tasuvuspunkt. Leia see 3 sammuga. Esiteks liida kokku oma kuu kogukulud, püsi pluss muutuvkulud. Teiseks leia oma kulutunnis, jaga kogukulud oma arveldatavate tundidega. Näiteks 400 eurot kulusid 100 arveldatava tunni kohta on 4 eurot tunnis. See on miinimum, mida iga tund peab teenima ainuüksi tasuvuspunkti saavutamiseks. Kolmandaks, sea oma tasuvuspunkt. See on tulutase, kus sinu sissetulek täpselt katab kõik sinu kulud. Tasuvuspunktis sa ei teeni veel kasumit, aga katad kõik. Sellest allpool kaotad vaikselt raha. Selle ühe numbri teadmine on see, mis takistab sul seda taipamata alahinnastada. Teeme selle konkreetseks läbitöötatud näitega. Oletame, et sinu kuised püsikulud on 400 eurot, stuudioüür, kindlustus, tarkvara, kommunaalid. Iga projekt maksab sulle 100 eurot muutuvkuludes, materjalid, tugi, reisimine, printimine. Sinu kuine tasuvuspunkt on siis 600 eurot. See on miinimumtulu, et kõike katta. Kui hinnastad projekti 300 eurole, on panus pärast muutuvkulusid 200. 400 jagatud 200 tähendab, et pead tasuvuspunktini müüma 2 projekti. Aga tasuvuspunkt pole eesmärk, see on põrand. Lisamarginaal 20–30% sellest kõrgemale. 600 korda 1,3 on 780 eurot. See marginaal on see, mis rahastab sinu kasvu, sinu säästusid ja ootamatust. Tasuvuspunkt räägib sulle projektidest. Nüüd leiame sinu jätkusuutliku tunnitasu. Esimene samm, hinda oma arveldatavad tunnid. Need on tunnid, mille eest sulle loometöö eest tegelikult makstakse. Ole aus, jätta välja haldus, e-postid ja pausid. Sa võid töötada 160 tundi kuus, aga ainult 80 on tõeliselt arveldatavad. Teine samm, arvuta oma baastasu. Kuised kogukulud jagatud arveldatavate tundidega. 400 eurot 80 tunni kohta on 5 eurot tunnis. See 5 eurot katab ainult sinu kulud, nii et 3. samm, lisa oma marginaal, baastasu korda 1 pluss sinu marginaal, näiteks 30%. 5 eurot korda 1,3 on 6 eurot 50 tunnis. See on sinu jätkusuutlik tasu. Enamik loovinimesi pakub numbrit enne, kui tunneb seda põrandat. Nüüd ei pea sa kunagi küsima alla selle, mis sind elus hoiab. Kuidas siis tegelikult tasu küsida? Sinu tunnitasu on põrand, mitte strateegia. Siin on peamised mudelid. Tunnitasu on lihtne ja läbipaistev, aga see piirab sinu tulu ja karistab sind vaikselt kiiremaks muutumise eest. Fikseeritud projektitasu on üks hind määratletud ulatuse eest. See premeerib tõhusust, lõpeta varem ja sa hoiad vahe endale. Väärtuspõhine hinnastamine saab hinnatulemuse ja mõju järgi, mida lood, mitte tundide järgi, mida kulutad. Ja kui püsikliendileping on korduv tasu jooksva töö eest, prognoositav tulu sulle ja sinu kliendile. Siin on peamine nihe. Sinu väärtus liigub tehtud tundidest kaugemale. Lühike projekt, mis säästab kliendile tuhandeid, on väärt palju rohkem kui pikk, mis seda ei tee. Veel üks hinnastamiskäik ja see on võimas, paku 3 aastat. Hea, parem ja parim. Hea valik on sinu põhilised tulemid madalama hinnaga, ligipääsetav sisenemispunkt. Parem valik lisab täiustatud funktsioone keskmise hinnaga. Siia jõuab enamik kliente loomulikult. Ja parim valik on sinu premium teenus, sinu kõrgeima hinnaga, klientidele, kes tahavad kõike. Iga aasta peaks näitama selget väärtuse tõusu. Siin on põhjus, miks see töötab. Kui pakud 3 valikut, lakkab klient küsimast, kas ostaja hakkab valima, millist aastat. See üks nihe tõstab sinu tajutud väärtust ja suurendab sinu üldist tulu. Enne lõpetamist olgem selged, miks hinnastamine nii palju loeb. See on rohkem kui lihtsalt number. Esiteks, hinnastamine otsustab sinu kasumlikkuse. Kui hinnastad liiga madalalt, ei tee mitte ükski kõva töö ettevõtet jätkusuutlikuks. Sa lihtsalt jookseks paigal seistes. Teiseks, hind annab signaali kvaliteedist. Liiga madal hind loetakse tegelikult madalaks väärtuseks, isegi kui sinu töö on tõeliselt suurepärane.
Kolmandaks, hinnastamine tõmbab õigeid kliente. Õiglased hinnad filtreerivad vaikselt kliente, kes tööd austavad ja peletavad need, kes seda kunagi ei tee. Ja siin on suurem pilt. Alahinnastamine ei kahjusta ainult sind. See devalveerib vaikselt loometööd kogu su kogukonna jaoks. Nii et hästi hinnastamine pole ahnus. See on professionaalne ja see on osa kõigi loovinimeste töö väärtuse kaitsmisest. Mis siis tegelikult kujundab õige hinna? Mitmed tegurid ja pane tähele, ükski neist pole lihtsalt tunnid, mis kulusid. Esiteks, sinu kogemus ja asjatundlikkus. Eriala, tõestatud oskus küsib rohkem kui üldine kättesaadavus. Kui kasvab, peaks sinu tasu samuti kasvama. Teiseks, turunõudlus. Kui oled nõutud, võib sinu hind tõusta. Kui asjad on vaiksed, saad taktikaliselt kohandada. Kolmandaks, projekti keerukus. Raskem, riskantsem, suurema panusega töö peaks kandma kõrgemat hinda. Logo ülemaailmseks käivituseks pole sama töö, mis flyer. Ja neljandaks, kliendi eelarve ja sinu enda äri eesmärgid. Loe kliendi maailma ja hinnasta selle ettevõtte poole, mida tegelikult ehitada tahad. Väärtuspõhine hinnastamine tähendab lihtsalt kõigi nende koos kaalumist, tulemus, mõju, asjatundlikkus, tundide lugemise asemel kelle järgi. Lükkame üht ideed kaugemale, sest siin elab tõeline hinnastamise jõud. Väärtuse mõistmine, mida sa lood. Väärtus ületab tunnid, mida töötad. See puudutab tulemusi, mõju ja tulemeid, mida pakud. Nii et hakka müüma tulemusi, mitte aega. Sinu klient ei osta tegelikult 6 tundi disaini, ta ostab brändi, mis toob talle kliente. Ja pea meeles, mõju lööb kestust. Lühike projekt, mis säästab kliendile tuhandeid, on väärt palju rohkem kui pikk, väikese mõjuga. See on sügav viga tunni hinnastamises. See karistab sind vaikselt kiiremaks ja paremaks muutumise eest. Väärtuspõhine hinnastamine teeb vastupidist. See premeerib sinu tõhusust ja sinu asjatundlikkust, mitte tundide arvu, mille sa juhtumisi logisid. Tee see nihe ja hinnastamine muutub strateegiliseks, mitte oletuseks ega kunagi vabanduseks. Lõpetame selle õppetunni mõtteviisiga, mis paneb hinnastamise tööle. Nii paljud loovinimesed alahinnastavad emotsionaalsetel põhjustel. Ma ei taha ahne paista, mu kliendil pole ka palju, ma pole piisavalt kogenud. Siin on ümbermõtestamine, mida vajad. Õiglane hind pole ahne, see on professionaalne. Sa hinnastad, et ellu jääda ja kasvada. Sa hinnastad, et anda signaali oma kvaliteedist ja sa hinnastad, et austada oma käsitööd. Kui küsid liiga vähe, ei kahjusta sa ainult iseennast, sa ütled vaikselt turule, et loometöö on väärt vähe. Enesekindel hinnastamine on oskus nagu iga teine. Sa ehitad selle, tundes oma numbreid, mida sa selles õppetunnis just tegidki. Nii et sea oma hind, ütle see selgelt välja ja ära kunagi vabanda selle pärast. See oli 3. õppetund. Sa tunned oma kulusid, oma tasuvuspunkti, oma jätkusuutlikku tasu ja seda, kuidas hinnastada väärtuse järgi. Viimases õppetunnis käsitleme arveldamist, makse ja rutiine, mis hoiavad kõike koos. Seda projekti rahastab Euroopa Liit. Näeme 4. õppetunnis.